Tere, mina olen Joonas ja täna me teeme uue video ehk siis AI valib mu päevariided. Mul on oma arvuti siin valmis, mu kaamera. Mul on oma arvuti siin valmis, et täna siis küsime talt, mis tema arvab. Tere ChatGPT, mina teen sellist challenge'it, et kus ma valin, kus sina valid minu päevariided. Sul on valida ükskõik millest, prügikottidest kuni, ma ei tea, kitarrikeelteni. Vali ükskõik mida, vali mu päevariided. Oh, what a fun challenge. All right, let's see. Tasa, eesti keeles. Selge, siis ma valin sulle täna sellise mugava stiilse kapuutsiga sviiteri ja siis täiendan selle veel mõne vahva aksessuaariga, et kogu komplekt oleks täiuslik. Super. Siis, aga püksid? Jah, muidugi. Ma arvan, et kapuutsiga sviiter on ideaalne. Aga püksid? Jah, kindlasti. Kapuuts on kohal. Nii et sul on täna selline mõnus, soe ja stiilne outfit, mis on täiesti valmis. Okei, ta ei anna meile pükse, aga ma võtan ise mingi tegedad püksid, mul oleks siukene stiilne outfit. Jep, siis näeme seal. Ma tahtsin endale panna Chrisi merch'i, aga lihtsalt on liiga suur mulle, nii et ma pean vaatama midagi muud. Jepii! Igal juhul ma leidsin oma kapis sellised püksid on tavalised, siis valgesärk. Ja ma arvan, et see on siis okei, aga meil on tegelikult 2 ülesannet veel ChatGPT-le, mida ta peab ära tegema. Siis küsime talt need ka ruttu üle. ChatGPT, mul on sulle teine ülesanne veel. Kas sa palun võiksid mulle valida söögi, mida ma võiks süüa? Muidugi, kui sa tahad midagi kerget ja maitsvat, siis soovitaksin näiteks salatit koos grillitud kanafileega või mõned... Midagi lihtsamat. No, kui midagi tõeliselt mõnusat ja lihtsat, siis võib-olla mõni pasta koos kreemise kastmega või siis mõni maitsev pitsa. Need on alati kindlad valikud. Veel midagi? Õhtusöök siis midagi tõeliselt head. Kuidas oleks näiteks värske kala, ahjus küpsetatuna koos mõne salati ja kartulipereega. Tead mis, anna mulle ühe väga hea küpsise retsept. Hea küpsise retsept on alati tere tulnud. Saame teha näiteks klassikalisi võiküpsiseid, kus sul on vaja võid, suhkrut, muna, jahu ja natuke vaniljeekstrakti. Ja siis lihtsalt segame need kokku, vormime küpsised ja ahju. Super, ehk siis ma teen need. Suurepärane. Loodan, et need õnnestuvad ja maitsvad saavad. Kui veed veel mingid... Igal juhul me saime ChatGPT-lt retsepti, aga mul ei ole mõnda asja ehk siis nagu olemas. Ehk siis me peame käima poes nende samade riietega ja lihtsalt meil on vaja meil oleks vaja suhkrut, muna, jahu ja vaniljeekstrakti. Okei, jepii. Saime retsepti ka. Okei, lähme nüüd poodi ja võtame kõik asjad. Igal juhul meil on vaja nüüd vaniljeekstrakti ainult. Sellepärast, et kõik muud asjad mul on kodus olemas. Jah. Lähme poodi. Jookseme poodi! Oleme Rimis. Ma arvan, et nad on seal, kus on või ja piim kuskil. Ma olen kuskil siin. Okei, ma eksisin, nad ei ole seal. Igal juhul Selveris ei ole, või tähendab Rimis ei olnud seda. Nii et nüüd on 2 varianti, kas me läheme Rimmi või me läheme Selverisse. Ma arvan, et äkki Selveris on, Selver on hea pood. Lähme Selverisse. Ma vist ei jõua selle trammi peale.
Tramm tuleb nii tükki aja pärast, et ma ei lähe trammiga. Lähme jala. Jookseme tagasi. Ma ei teagi, mis see vaniljeekstrakt on. Ma arvan, et äkki see on see vedelik või? Äkki see on vedelik, sest vaniljekoor, ma arvan, et see ei ole. Ma pean guugeldama. Aga ma arvan, et see vaniljesuhkur ka ei ole. Ma guugeldan. Oleme Selveris. Ühesõnaga siin poes seda ei olnud, aga ma lähen vaatan. Mul kodus on vaniljesuhkur. Äkki ma saan vaniljesuhkruga ka selle olukorra lahendada. Nii et lähme koju. Mulle turgatas pähe, kus on võib-olla vaniljeekstrakti. Äkki on umamis. Lähme vaatame. Umami peale saab alati loota. Igal juhul nüüd ma olen kodus ja teeme poolte kogustega, sest mul ei ole neid. Ehk siis alustame 100 grammi võid. Siis ma võtan ruttu kausi ja panen selle sisse. Kauss on olemas, nüüd tuleb sulatada või. Igal juhul meil praegu või sulab, kuulate ka ma arvan. Aga meil olid ainult mingi 20 grammi, 30 grammi, et siis me paneme 70 grammi õli. 170 grammi õli juurde. Ma loodan, et see ajab asja ära. Või on ilusti sulanud ja nüüd paneme talle natuke oliivõli. Nii, nüüd kallame õli, mis mul on siin siia. Vau! Okei. Nii, nüüd ma näitan kohe, milline see on. See on selline. Ma arvan, et oliivõli ei olnud kõige parem valik, mis ma siia sisse panen, aga ma loodan, et see töötab. Järgmine step on jahu. Suhkur läheb sisse. 50 grammi suhkurt. Ajasin enne sassi. Jahu pidi panna. Nüüd tuleb jahu. Otsin selle ka üles. Nii, mul on siin nüüd jahu ja kallame sellega sisse. Pean natuke jahu juurde panema, sest mul on natuke siia põhja. Nii, natuke jahu juurde. Opsti. Nii, nüüd segame kõik kokku ja siis paneme vaniljeekstrakt ka. Paneme natuke vaniljeekstrakti. Ma ei tea, kui palju on palju, aga ma näitan teile, palju ma panen. Ma ei tea, milline see on. Ja seda ei tule eriti hästi. No, üldse ei tule. Okei, ma arvan, et see on piisavalt. Natuke veel. Nii, ma arvan, et nüüd on piisavalt. Hea lõhna või? Ja nüüd on aeg, kui me kõik segame kokku. Nii, ja nüüd ma ei taha segada ka puud. Äkki peaks natuke ennem lusikaga segama. Ja, see oleks hea mõte. Nii, ma segasin teda natuke lusikaga. Ja nüüd hakkame kätega sõtkuma. Ta on väga oliivõli ja vaniljeekstrakti lõhnaga. Praegu on ta selline. Ja siin on natuke veel palju jahu tegelikult. Et segame ja segame edasi. Võtan teiega ühendust siis, kui mul on natuke paremini ta ära segatud. Unustasin ühe muna. Ma näitan teile, kuidas mina seda lahti teen. Kokijoones või mis? Igal juhul me saime valmis taigna, ta on päris hea ja siin mul on siis pann, et hakkame taignarulle vormima. Nii, võtame siis esimese taignarulli. Ma arvan, et see peaks olema umbes nii suur. Rullime ta ilusti ära. Ma arvan, et äkki selline peaks olema okei. Ja paneme ta siia panni peale. Järgmine ja umbes mingi 20 tükki veel. Hoidma.
aga ma arvan, et ma teen need off camera. Igal juhul ma sain kõik tehtud, neid ei ole 20 tükki, neid on 6 tükki ja siin on otsas, nii et lähme paneme nad ahju. Küpsised on ilusti ahjus. Nii, natuke veel, kohe on nad valmis, tunduvad natuke kuivad, aga noh jah. Ja nüüd me oleme siin täpselt samas kohas, kus me seda videot alustasime. Ja me saime oma küpsised valmis. Päris hea. Aga siis proovime seda maitsta ja maitseme, siis kuidas ta on, mõtlen kõige ilusama. Üllatavalt hea. Suhkrune vaniljat on tunda. Väga hea. Soovitan kodus järgi proovida. Ma annan 90 sellele ChatGPT retseptile. Loodan, et sa nautis täissuga räägitud. Loodan, et sa nautisid seda videot. Proovi kindlasti minu ChatGPT retsepti järgi tehtud küpsiseid. Ja vaatamispulli ma teen ka Instas ja YouTube'is. Aga okei siis. Näeme teid juba järgmises videos. Tšau!